kui me üleeile tähistasime Eesti iseseisvumise 35. aastapäeva, siis täna tähistab Eesti merevägi oma taasloomise sünnipäeva. Ja kuigi meil on lubatud sellist tormi ja koledat ilma, siis siiamaani on veel vedanud ja inimesed on siiski saanud käia nii mereväelaevadega tutvumas kui ka kõige muuga. No merepäevi peetakse tavaliselt ju juuli alguses, miks me täna siin oleme? Ja vastab tõele, et merepäevi me tavaliselt peame kas juuli alguses või isegi mõnikord juuli lõpus. Seekord on merevägi natukene aega muutnud ja seda just sellepärast, et oleme olnud väga hõivatud igasuguse väljaõppega merel, tegevusega merel, meil on käimas mitu õppust ja selline üritus, nagu on mereväepäev, toimub seekord juba 5. korda ja laev, mille peale me läheme, Eesti mereväelaev Ugandi, on siis üks meie 3 miinijahtijast, kes meie mereteid turvalisemaks teeb lõhkekehade otsimise ja kahjutuks tegemisega. Miinijahtija Ugandi pardal sai näha nii allveerobotid Seafox kui ka laevakahurid, kuid mereväe võimekus ei piirdu vaid tehnika ja relvastusega. Endiselt on väga olulisel kohal ka tuukrid ja rannikukaitsjad, kelle oskusi ja tööd ei saa asendada ükski masin. No kui keeruline see on, et kui me need kopsud nüüd selga paneme, siis mismoodi siit põhja saab, et see on ju siin hapniku täis need balloonid? Jaa, et kui põhja tahta minna, siis sa lased õhu välja, hakkab välja minema ja nüüd kui sa tahad tagasi üles minna, siis lased õhu tagasi sisse ja täpselt nii see käibki. Ja peale kella ma vaatan, et teil on siin ka terariistad on kaasas või? Jaa, on täitsa olemas. Põhjus selle jaoks on see, et kui kuhugi peaks kinni jääma, on vaja ennast ikka kuidagi lahti ka saada, sinna põhja jääda ei saa, siis selle jaoks esimene nuga on lõigata lahti ja teine nuga, kui ei peaks esimesele noa nii ulatuma. Ja rannikukaitsjad on siin samamoodi telgiga väljas, aga ma vaatan, et teil on ka relvad kaasa võetud, et millega siis teie tegelete ranniku kaitsmisega või? Meie siis opereerime justkui nagu maaväena, aga mereväe osas, sest meie ülesanne on opereerida relvastusega, mis kaitseb nii rannikut kui ka maa. Ja et ranniku ja maa kaitsmine juba varustuse mõttes teps mitte kerge ülesanne pole, seda oldi lahkesti nõus mulle demonstreerima. No mida öelda kokkuvõtteks, et kui te just nüüd kõik mereväkke ei tule, siis tulge vähemasti järgmine kord mereväepäevale, mis toimub kindlasti siin samas, ma vähemasti loodan, Lennusadamas. Ära seda kotti jumala eest lahti laseme, kohe pikali.